demupakk siis üle pika aja ja väga ei mäletagi, mis ma siis siin sain tellitud. Õhkõrnalt vist mäletan, aga tuli seekord siis postimajja niimoodi, et sinna automaati ei tulnudki. Ahah, esimene asi. Seda ma olen nüüd tegelikult tükk aega jahtinud, kui päris aus olla. See on niisugune mikrofoni käepide. Ja algselt, kui ma teda hakkasin jahtima, siis ta maksis mingisugune 30 €. Aga nüüd on siis ajas odavamaks läinud. Ehk siis võib-olla tegijad juurde tulnud või mina ei tea, karp on igal juhul pihta saanud, aga see ei omagi tähtsust, et kätte saama seda. Saame küll niimoodi. Siia peale saab siis kirjutada või panna siis need tekstid, et kes siis intekat teeb. Nende rodemikrite viga näiteks, et DJI omadel on lihtsalt see, et see tekst rode on seal peal. Aga siia sisse saad siis panna siis kas siis rodemikri või siis DJI mikri klipiga kinni, siis paned selle siia otsa niimoodi, sops ja siis paned siit selle läbi, kui teed saadet näiteks. Ja siis ongi niisugune, saad tänava küsitlust teha, mida iganes küsida siis, et see oli siis üks siuke asi. Ja siin siis nüüd on, kutame kõik asjad välja. Mulle endale meeldib ka vaadata alati, kui keegi pakki avab, et eriti kui ise tellinud ei ole, siis on eriti põnev vaadata. Vanakooli iPhone'id ehk siis iPhone 13 Pro on minul. See peaks olema siis mikro SD-kaardi lugeja Lightningi pessa. Ehk siis kui ma selle Insta 360-ga filmisin, siis tekkis mul seal see draama, et kaamera minestas ära ja ma ei saanud faile kätte. Aga näed, see on veidike paindunud siin juba, ilmselt on demoõnnetus juhtunud, aga see maksis mingi euro millegagi, alla 2 €. Rohkem ei painata, võib-olla töötab, võib-olla peabki siuke kõver olema. Mulle tundub, et ta on nagu siit veits kõver. Nii, seda siia peale. Siis siin on üks telefoni katte. See peaks olema üks Formeli fänni jama. Meil on üks Formeli fänn, kes seda on tükk aega oodanud juba. Ja 44, ma ei tea, 2017, ma ei tea, mis siin on mingid asjad veel kaasa pannud. Tag away, bla, mitte anda lastele. Ühesõnaga siuke kest. Vot. Eks sa vaata, proovi, kas läheb enam anna sulle selle. Võtta enda kätte see niimoodi. Ja siin on siis minu enda üks telefoni katte. Ei ole ka, see oli veel teine tellitud. Õigus, mul endal on olemas samasugune täpselt, aga tumesinine. Ja see on nüüd siis saab panna siis magnetlaadimisega või mingis MagSafe või niisugune kate. Et see on kusjuures hea kate, mul on tumesinine selline. Endal on, et see on iPhone 12 Pro oma ja mul on endal 13 Pro Max. Et hoiab väga hästi see magnet kinni ja laadib ja kõik jutud. Nii, ja siin on siis viimane asi, mis seekord tellitud sai ja mis oli, mida ma olen tükk aega pommitanud. Algselt oli siis see hind 17 € vist. Siis hoidsin teda pool aastat ostukorvis ja nüüd lõpuks siis kukkus siis hind selliseks, et ma ostsin ta siis lõpuks ära. Ja maksis tema meil siis täpselt nii palju kui 5,64. Miks see on hind nii hästi meeles, sellepärast, et ma olen nii kaua oodanud järjekordselt seda jubinat. See on siis, siin on jälle 2 metallrõngast, saad kuskilt telefoni küll kleepida, kui tahad. Ja siin on nüüd siis kaamera otsad taga. Et 1/2, 3/4 ja selle sa saad panna siis põhimõtteliselt
kas siis kaamera külge või statiivi külge ja siis telefon peaks magnetiga kinni jääma. Nii vaatame, kus jääb kinni. Oje, see ei tule lahti kenasti. No korralik toode, jah. Tundub, et töötab. Leidsin veel üks avamata pakk oli veel ja seal oli siuke asi, mis siis käib kaamera külge ja siia külge saad siis monitori panna. Ja see maksis ka mingi 7 eurtsi. Eestis siin kuskilt fotopoest tellida, siis võid arvestada rahulikult 30 euroga. Nii et see on ka üks põhjusi, miks nagu Temust manti tellin ja jäängi tellima. Nii et igal juhul tundub siuke korralik toode olevat. Mul on selle sama JL Winni, mis iganes asju veel, nii et ei ole neid aastatega puruks suutnud väänata ja käänata, nii et toimivad küll. Ja niimoodi saab siis selle kaamera välklambi pesa külge panna ja siia siis sealt magneti külge siis oma telefoni panna, et siis kasutada seda siis välise monitorina, et võt, siukene jubin siis. Aga jah, selline oligi siis see tänane siukene Temu ülevaade siis. Kahjuks Eestis neid asju ei müüda, nii et või kui müüakse, siis ei maksa 5 eurtsi, vaid maksad selle sama asja eest 50 eurtsi.